Selleks, et meie taimed saaksid normaalselt kasvada, et nad oleksid lopsakad ja et nad ei oleks haigustele vastuvõtlikud ja muidugi, et me saaksime aednikena seda saaki, milleks me oleme need taimed kasvama pannud. Selleks tuleb leida oma aiale ja taimele sobiv ja kvaliteetne väetis. Ja kui sa otsid mingit konkreetse otstarbega väetist, nagu meil täna siin on välja toodud mõned tomativäetised, siis kõigepealt sa näed ilmselt seda, et tegemist on täisväetiste ehk kompleksväetistega, mis tähendabki seda, et siin sees on makroelemendid, mida taim siis vajab kõige suuremas koguses oma normaalseks kasvuks ja ka mikroelemendid, mida taim tegelikult vajab õige vähe, aga neilgi on väga oluline ja spetsiifiline roll, et taimed saaksid hästi areneda. Aga miks üldsegi on vaja väetada? Et paljud tegelikult, kes on alles aiapidamisega alustanud, on ju esimesel aastal ka oma aiamulda kasutades saanud päris hea saagi. Aga sel juhul sa peaksid olema ettevaatlik ja arvestama sellega, et kui sa iga aasta sealt saaki ära võtad, siis tegelikult sa võtad ka selle mulla rammu iga aasta vähemaks ja see muld vaesustub aja jooksul. Ja hiljem tegelikult on seda mulla viljakust päris keeruline tagasi saada. See võib mitu aastat aega võtta ja lõpuks see võib sulle ka tegelikult kallimaks muutuda kui see, et sa valiksid juba taime kasvatamisega alustades sobiva väetise ja valik on tegelikult päris mitmekesine. Teine asi, kui sa ühe näiteks tomativäetise kätte võtad, ja minul on siin 2 mineraalväetist praegu, sa näed kohe, et okei, et siin on mõned lühendid ja me tegelikult vaatamegi täna koos, et mida nad tähendavad ja kuidas nad aitavad sul seda sobivat väetist enda aeda valida. Et siin on mul siis kastmisväetis tomatitele ja siin ma näen, et MPK taha on märgitud 15, 8 ja 25. No MPK tegelikult näitabki seda fosfori, lämmastiku ja kaaliumi osakaalu selle väetise sees. Ja tegelikult niimoodi väga-väga üldistatuna tähendabki sinu kui koduaedniku jaoks seda, et mitu protsenti seda makroelementi siin väetise sees on. Ja tegelikult sellest ka juba piisab. Ja kui sa vaatad ka nende makroelementide vahekordusi omavahel erinevatel väetistel, siis sa saad valida, millist väetist sul näiteks oleks mõistlik kasutada näiteks istutuse juures, valida väetist, mis on pikatoimeline või kiiretoimeline või siis väetist, mida siis anda juurde kasvu hooaja jooksul. Aga seda me saame kohe teada, kui me vaatame ka, mida see MPK tegelikult taime jaoks tähendab. Lämmastik ehk N on tegelikult vajalik suuremates kogustes just taime kasvu alguses. Sellepärast, et see annab sellise struktuuri selleks, et siis saaksid tulla õied viljastuda ja saaksid kuhugi tekkida ka need viljad. Ja lämmastikku antakse kõige rohkem aasta esimese poole peal, aga suve teise poole peal ta vajab ka lämmastikku, aga muidugi väiksemas koguses, sellepärast, et lämmastik on ise hästi liikuv element ja ta ei püsi hästi ühe koha peal ja teda on natukene keeruline anda ühe korraga kogu kasvuhooaja jaoks taimele kätte. Ja teisalt aitab ka siis teistel toitelementidel taime paremini imelduda. Fosfor, B, tema on siis vajalik selleks, et need õied ikkagi tekiksid. Ja õisi on meil vaja palju, sellepärast, et viljastunud õis tähendab ju seda, et sinna tuleb ka see vili. Ja fosfor muidugi hoolitseb ka selle eest, et taimede juured oleks hea tervisega. Et need väetised, mis meil siin täna on valitud, need on juurekaudsed. Ja kui juured on hea tervisega ja tomati puhul, kui sa näed, et need on sellised lihakad ja valged, siis need juured on tegelikult kogu seda headust valmis ka vastu võtma, mis neile siis sinna kas mulda või kasvusubstraati on antud kas siis juba istutamise ajal või siis kastmisveega. Ja siis kaalium. Kaalium on vajalik selleks, et need viljad, mis arenema hakkavad, saaksid olema väga kvaliteetsed. Ja tema vastutab ka selle eest, et need viljad valmiksid õigel ajal. Ja mikroelemendid siin on ka, see tegelikult ongi väga hea selleks, et need näiteks aiamullad siis näiteks ei vaesustuks mikroelementide osas. Aga kui sa teed seda valikut, siis koduaednikuna sulle piisab täiesti selleks, et sa vaatad seda MPK-d ja näiteks tomati puhul siis vaatad, et kas kasvu alustamisel on lämmastiku osakaal suurem ja kas ta on pikatoimeline väetis ja kas see on kastmisväetis, siis siin on lämmastikku vähem, aga samas fosfori ja kaaliumi osakaal on ikkagi päris suur. Aga kui sa oled selline aednik, kes on liikunud edasi ja sa juba oled viinud asja nii kaugele, et sinul on isegi oma aiamullast olemas mullaanalüüsid, siis ainult sellest üldistusest sulle ei piisa,
et need MPK väärtused näitavad siin seda, et kui palju seda elementi siin väetise sees protsendina on. No lämmastiku puhul on asi natukene lihtsam, kuna sageli on ta siin väetises kättesaadav kas uureana, nitritina või nitraadina. Ja sel juhul see protsendi väärtus siin tõenäoliselt on suhteliselt täpne. Aga fosfori ja kaaliumi puhul on asi natukene keerulisem, et sa peaksid ikkagi teadma seda, et taim ei omastu puhast elementi, vaid ta omastab neid toitelemente erinevate sooladena ja näiteks fosfori puhul võib see olla mõni fosfaat ja kaaliumi puhul võib see olla näiteks kaaliumkloriidina. Et sel juhul, kui sa arvutaksid selle uuesti üle, siis sa tõenäoliselt saaksid teada, et fosforit ja kaaliumit, et see mahuprotsent siin reaalselt on väiksem kui pakendil näidatud. Aga seda on sul ainult siis vaja, kui sa tõesti lähtud oma väetamisel juba mulla proovidest ja sa soovid oma väetamist väga-väga täpseks viia. Et kui sa oled selline koduaednik, kes kasvatab aia mullas ja lihtsalt tahad olla kindel, et sa saaksid head saaki, aga samas, et sa oma kasvatamisega ei vaesustaks neid muldasi, siis sinul tegelikult piisab sellest teadmisest, et MPK lihtsalt näitab seda, mitu protsenti seda elementi siin sees on. Ja sa ei pea nagu tegema kogu agrokeemia kursust läbi ja keerulisi arvutusi. Aga mida sa kindlasti peaksid silmas pidama, nagu kõikide väetiste puhul, on siis ikkagi see, kuidas tootja on ette näinud, kuidas seda kasutada, et millal lisada, kui sageli ja kui palju. Et seda siis kindlasti kunagi ära unusta, et etiketil on sinule oluline informatsioon kirjas. Aga see, mis me praegu rääkisime siin mineraalväetiste näitel, tegelikult kehtib ka nendel orgaanilistel väetistel. Ja kui sa neid vaatad ka, neid MPK väärtusi, näiteks siin on mul üks tahkeväetis, mis on 100% looduslik tomativäetis, siis siin on need MPK väärtused väiksemad, aga see absoluutselt ei tähenda seda, et see väetis ise oleks vähem väärtuslik. Tegelikult on orgaanilistel väetistel väga palju eeliseid ja eriti siis, kui sa kasvatad oma köögivilju aiamullas. Sellisel juhul need orgaanilised väetised mitte ainult ei anna neid toitaineid, mida taimel on vaja, vaid ta annab juurde ka orgaanikat ja see tähendab seda, et ta tegelikult parandab ka selle mulla struktuuri ja parandab selle mulla elurikkust. Ja tegelikult on ka selliselt, et orgaaniliste väetamiste juures sa võid alustada natukene varem, et näiteks juba aprillis, sellepärast et need mullas olevad mikroorganismid saavad siis juba ka seda orgaanilist väetist töötama hakata ja viia ta sellisesse vormi, et ta muutub taimedele kättesaadavaks. Et need mineraalväetised, nemad on juba taimedele kättesaadavas vormis, et eriti see kastmisväetised, nii kui sa selle kastmise segu valmis teed, nii kui ta taimele läheb, taim sellega kohe ära sööb. Aga orgaaniliste väetistega on natukene see eripära, et nad on natukene sellised pehmemad, mahedamad ja natukene nagu hilinemjad. Aga see ei tähenda seda, et nad oleks vähem väärtuslikud, et vastupidi. Ja kui sa peaksid ka mõtlema, et kus su taimed kasvavad, et kui sa kasvatad kasvusubstraadis, mis on näiteks tootja poolt juba valmis toodetud, näiteks tomatimuld, siis sa kindlasti märkad ka, et tootja on sinna juba pannud päris tubli toitaine fooni kaasa, et kindlasti jälgi seda, kuidas tootja on ette näinud, et kui kauaks sellest väetisest jätkub. Ja siis võid sa neid muidugi sinna ka juurde panna, kui see aeg on mööda saamas. Ja samas näiteks mina ise selliseid maheväetiseid, mis on orgaanilised, neid mina kasutaksin just aiamullas, sellepärast et seal on seda elurikkust ja need mikroorganisme mullas juba ees ka rohkem olemas, kes siis teavad ka, mida selle orgaanilise materjaliga peale hakata. Et siin näiteks on ka kompo vedelväetis. Ja siin on viidud asi juba nii kaugele, et see orgaanika on niivõrd hästi juba lagundatud, et siit ka nad tegelikult juba on taimedele omastatavas vormis. Aga mida veel, et ikkagi tegelikult, kui sa väetamisega tegeled, sa võiksid taimele ikkagi otsa ka vaadata, et kuidas ta välja näeb. Et kui sa ei ole oma taimi väetanud ja sa siis juba näiteks märkad suve keskel, et nad ikkagi nagu ei kasva ja taim on kuidagi kollakas ja neid vilju ei ole
nii palju seal küljes tulemas või õied kukuvad ära ja need tomatid ei näe üldse välja sellised näiteks nagu mu naabril, no siis on kindel, et sa saad selle kogemuse ja edaspidi oled targem ja tead, et väetada võib ka juba siis, kui taim ei hakka näitama välja oma suuri probleeme. Et minul näiteks on siin ühed kääbustomatid, mida ma siis kasvatan ette, et saada varasemat saaki enne seda, kui põhisaak teistelt suurematelt sortidelt valmib ja ega nad praegu ka näevad päris head juba välja. Kui nad on ikkagi väga-väga tumerohelised, siis muidugi võiks väetamisega ka sellises etapis, kus nad on alles mul ettekasvatuspottides, et võiks natukene nagu tagasi hoida. Sellepärast, et selles etapis on isegi natukene hea sellist mõõdukat väetamist hoida, kui on taim üle väetatud. Sel hetkel, kui ta on ettekasvatuspotis, siis tegelikult tema juured ei arene nii hästi välja, sellepärast et kui toit on kogu aeg kättesaadaval, siis milleks ma peaksin neid juuri veel edasi arendama. Ja kindlasti vaadata ka ja olla ettevaatlik ja kui sa ei ole päris kindel, et kas võib olla hoopiski mõne sellise keerulise sümptomi puhul tegemist üleväetamisega, siis kindlasti küsi nõu, sellepärast et koduaednikule võivad ka üleväetamise nähud näida alaväetamisega ja kui sa siis veel juurde väetad, siis tegelikult võib taime jaoks olukord minna veelgi keerulisemaks. Nii et olla ettevaatlik ikkagi, et jälgida neid etikette, kuidas seal on tootja ette näinud, kuidas seda väetist kasutada ja alati võib-olla olla pigem nagu tagasihoidlikum ja natukene ettevaatlikum, sellepärast et väetist saab alati juurde anda, aga liigväetamise puhul on natukene keeruline seda uuesti sealt välja pesta. Ja loomulikult ka keskkonna poole pealt, et mitte anda väetist rohkem, sellepärast et kui seda on liiga palju, siis see võib sattuda kuhugi, kuhu ta sattuma ei peaks. Sellepärast ongi tore, et mineraalväetised on oma koostiselt ka juba väga ühtlased ja täpsed, aga orgaanilised väetised, et need ongi rohkem sellised, mis seovad ennast sinna mulda sisse, nii et nende kaod ei ole nii suured ja nad ei lähe sageli sinna, kuhu nad kindlasti sattuda ei tohiks. Nii et ma loodan, et sa said siit natukene selgust juurde, mida see MPK tähendab ja mida ma teadma peaksin, kui ma endale väetist valin. Ja tegelikult see ei ole ju mitte midagi keerulist ja sa ei pea kogu pikka agrokeemia kursust läbi tegema. Aga taimi kindlasti väetama peab, sellepärast et nemad tahavad ju samamoodi süüa nagu meiegi. Ja need tooted ka, mis ma sulle praegu siin näitasin, need on saadaval Horticumi e-poes ja ka erinevate edasimüüjate juures. Edukat tomatiaastat!